Kas ostate omale sellel aastal maja või suvila? Vaatame. Nii, kes tahab osta maja sellel aastal? Kas ostate omale sellel aastal maja? Kas see õnnestub teil? Muutused, müntide kuninganna ja müntide kuningas. Ja kusjuures see tuleb palju kiiremini veel, kui te arvata oskate. Ja see, kes tahab maja ja see õnnestub teil. Missuguses olukorras too maja on? Müntide baas, sauade kuningas ja müntide 10. Seda maja on hästi hoitud ja teda on võib-olla ka proovitud parandada natukene, et päris heas seisukorras tuleb see maja. Nii, kes tahab sellel aastal osta suvilat? Kas see õnnestub? Võimalik, see võib-olla ei tule kohe päris kiiresti. On tunne justkui, et ma ei saagi seda suvilat, on ju. Tegelikult läheb aega, see otsus tehakse hästi mõistlikult, hästi järele mõeldult ja tegelikult see asi õnnestub. Missuguses seisukorras see suvila on, kui te selle ostate? Müntide 6, õiglus ja müntide 7. Samamoodi on selle suvilaga vaeva nähtud, teda on ausalt ja õiglaselt ülal peetud, temaga on hästi käitutud, eks ole. Kas te jääte selle suvilaga rahule, kui te seda suvilat näete? Müntide 4, saatuse ratas ja müntide äss. Ja teil on kohe niisugune tunne, et see on minu oma. Ma nagu ei usugi oma õnne, et tõesti ma sellise asja võin saada. Ja mida tahavad kõrgemad jõud öelda? Mõõkade 6, maailm ja tugevus. Et tegelikult te võite täitsa vabalt need ostud ära teha, kes siis ostab maja, kes suvila. Te saate kuskilt lisaraha, teid toetatakse selle ostmisel, sellepärast et maailm, te olete selle ära teeninud, te olete seda väärt ja teil on see jõud olemas, et see otsus vastu võtta ja et seal ka siis elada ja oma majandada, eks ole. Et tegelikult kõrgemad jõud täielikult pooldavad, kes ostab maja, kes suvila, kõrgemad jõud täielikult pooldavad seda teie ostu. Et tegelikult ei peaks muretsema, teil läheb kõik hästi.